Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle, kuidas mõmmi õppis äikesest. Õhtu oli pime. Tuul puhus akna taga. Huu, huu. Mõmmi istus diivanil. Emme luges raamatut. Ja siis... praks! Välk sähvatas akna taga. Kogu tuba läks korraks valgeks. Mõmmi hüppas. Ja siis... kõmm! Suur müra. Mõmmi jooksis emme sülle. Emme, ma kardan. Emme võttis mõmmi sülle. Noh, väike karu. See on äike. Äike, sosistas mõmmi. Välk on tuli taevas, ütles emme. Ja müra tuleb koos välguga. Isa tuli tuppa. Kas mängime mängu? Küsis isa. Mõmmi vaatas üles. Mängu? Kui näed välku, siis me loeme, ütles isa. Loeme, kuni müra tuleb. Akna taga. Praks! Nüüd, ütles isa. 1, 2, 3. Kõmm! 3, naeris isa. Äike on 3 kilomeetri kaugusel. Mõmmi vaatas suurte silmadega. Kui huvitav. Jälle. Praks! Isa ja mõmmi lugesid koos. 1, 2, 3, 4, 5. Kõmm! 5, hõikas mõmmi. Ta on kaugemal. Täpselt, ütles isa. Äike läheb meist eemale. Jälle välk, aga vaiksem. Seekord luges mõmmi üksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kõmm kusagil kaugel. 7, ütles mõmmi. Ta on juba väga kaugel. Emme kallistas mõmmit. Sa oskad ise lugeda. Varsti välku enam ei tulnud. Tuul jäi vaikseks. Vihm tilkus ainult aeglaselt. Mõmmi läks akna juurde. Ja siis nägi mõmmi. Pilvede vahelt paistis pool vikerkaart. Punane, kollane, sinine. Emme, vikerkaar, hõikas mõmmi. Emme ja isa tulid vaatama. Nad naeratasid koos. Õhtul läks mõmmi magama. Mõmmi ei kartnud enam äikest. Välk on ainult tuli kaugel, mõtles mõmmi, ja mina oskan lugeda. Kusagil kaugel oli äike veel. Vaikne kõmin. Nagu keegi suur kõnniks pehmelt üle taeva. Mõmmi kuulas. See ei olnud enam hirmus. See oli nagu hällilaul. Äikese hääl oli tegelikult väga mõnus. Mõmmi jäi magama. Näed, väike sõber, kui kuuled äikest, loe sinagi koos emme või isaga. Iga number ütleb, kui kaugel äike on. Ja kui numbrid lähevad suuremaks, läheb äike sinust kaugemale. Hea tööd, väike sõber. Sinu Palingu.